Jaa, ma annan iistu keskel. Tere tulemast tagasi. Tere tulemast tagasi ja meie üliolulise ligipääsetavuse teemapäeva lõpp paistab. Kella 5 oleme siit juba lahkumas, kuid enne seda mul on hea meel. Siin laval on 3, oleks pidanud olema 4. Jaanika Johanson, kes on lavastaja, teatripedagoog, Terateatri kunstiline juht ja kes on konkreetselt ka tegelenud tõepoolest erivajadusega inimestega ja neid kaasanud oma lavastustesse, on kahjuks haigestunud. Küll aga moderaator Kristiina Alliksaar, Mari Puuram, kes on meil Eesti Puuetega Inimeste Koja, kuidas amet on? Nõunik, just. No see on siin kirjas ka, no ei näe enam. Ja Laur Kaunissaare, kes on Kultuuriministeeriumi kunstiosakonna teatri nõunik. Lava on teie ja Mari, ma annan sulle enda mikrofoni. Ei, sa, et, jah. Aitäh, Piret. Nagu Piret ütles ka, silmanägemine hakkab juba kaduma, eks ole. Lõpp on lähedal. Natukene on juba kurb ka, et lõpp on lähedal, aga proovime selle päeva sisukalt ja hoogsalt kokku võtta ja mul on tõesti väga hea meel, et Mari ja Laur on meiega saanud täna õhtul liituda. Proovin otsa lahti teha esimeste küsimustega, ütlen vahele ka, ma loodan, et teile ka sobib, et kui kellelgi on vahele küsida, andke käega märku ja võib vahele ka küsida, ei pea ootama lõpuni, kuni meil on kõik räägitud targad jutud, võib-olla läheb mõni hea küsimus muidu meelest ära. Mu kõige esimene küsimus teile on selline hoopis, et milline on teie isiklik kokkupuude ligipääsetavusega? Teil kindlasti on olnud isiklikku kokkupuuteid. Mari? Jaa, aitäh, et esimesena sõna saan kohe. Ja mul on isiklik kokkupuude siis esmalt tööalaselt, aga teisalt on siis juba nagu kutsehaigus, et ükskõik kuhu ma ei lähe. Ma nõustan inimesi enda vabal ajal, sellepärast, et ma lihtsalt tahan, et ühiskond oleks ligipääsetav. Ma tahan, et kõik saaksid sinna, kus mina käin ja nii ongi. Kas sa käid ägedates kohtades? Ja ma käisin viimati Rakvere hambapolikliiniku erakorralises. Väga äge koht. Väga. Näiteks, see on ainult näiteks. Mis su kiire ülevaatlik kogemus oli? Kas oli ligipääsetav? Ei olnud. Kuigi neil olid sildid, ratastooli silt oli väljas. Ma mõtlesin, et kui ratastooli inimene saab siit sisse, siis saan mina ka. Aga ma jõudsin laborisse ja lifti neil ei olnud. Ja viidad ei olnud välja pandud sellepärast, et muidu tulevad kõik inimesed registratuuri. Aga selles suhtes, see on täiesti tavaline olukord. Aga neid viitasid saab ju panna ka niimoodi, et nad on õiges kohas, on ju. Nad juhatavad õigesse kohta, nad on valgustatud. Nad on suured, nad on isegi taktiilsed. Et neid viitasid ja silte on tegelikult vaja ja kui need viidad ja sildid on väljas, siis seal taga peab ka kindlasti midagi olema. See oht ilmselt on tõesti, et kui viidad on õige koha peal, siis äkki abivajajad jõuavadki abini. Seda võib juhtuda. Laur, mis sinu kokkupuude on? On sul mõni isiklik kogemus äkki ka ligipääsetavusega? Mikrofon pane hästi suu juurde. Ma võib-olla räägiks 2 lugu, et minu esimest korda ligipääsetavus kui teema jõudes minu radarile, ma pakun aastal umbes 95 või nii. Ma olin siis pisut üle 10 aasta ja mu ema rääkis, et kui ta töötas Tartu linnavalitsuses 80ndate keskpaigas, mis just 10 aastat varem, siis ta üritas linnavalitsuses kolleegidele selgeks teha linna ehitusosakonnas, et kuulge, et need kõnnitee, nagu sõiduteelt kõnniteele üleminek, et see on nagu 25 sentimeetrit, et ma ei tea, mehed, kas te olete proovinud lapse käruga, et see on natuke nagu raju, et äkki teeks nii, et on nagu niimoodi sujuvalt läheb kuidagi üle või vähemalt mõnes kohas läheb sujuvalt üle. Ja siis 95. aastal, kui ta rääkis ja kui üksikutes kohtades seda oli hakatud juba juurutama, siis ta ütles, et näete, et ainult 10 aastat. Sipsti. Kui palju, ütleme nii. Et on üks, ütleme, kuidas teema nagu justkui tekkis minu radarina. Teine asi võib-olla täitsa isiklik, ehkki võib-olla mitte enda suhtes on see, et mu vend on kurt sünnist saati, et selles mõttes ma olen nagu teemaga
noh, vähemalt siis kurtide osas nagu üldjoontes nagu kursis. Ma isiklikult küll viipekeelt ei räägi, et me nagu räägime nii, et mu vend loeb huultelt, mille üle mul on pisut piinlik, eriti mida aeg edasi, seda piinlikum on. Aga ma võin rääkida näiteks konkreetse loo, mis minu jaoks oli väga silmi avav. Ükskord mu vend tuli mulle külla, see oli võib-olla aastat 7-8 tagasi. Ja vaatasin, et vau, et päris uhke telefon, nagu mingi ülihea kaameraga. Väga lahe, et mul küll mul on mingi nuppudega mingi telefon, et päris uhke telefon. Mõtlesin, et miks ta vaja on seda. Ja siis äkki see telefon hakkas helisema. Ja siis minu üllatuseks mu vend võttis telefoni vastu. Mul oli täitsa nagu pilt oli eest ära. Mõtlesin, et oli ju jutt, et oled kurt. ja siis äkki ta hakkas nagu viiplema. Ühesõnaga ta nagu üle Skype'i või ma ei tea, üle mingi teise programmi hakkas viiplema. Siis oli jah, mingi 7-8 aastat tagasi. Ja siis ma mäletan küll, mul nagu silmad avanesid, et on nagu okei, et on mingid tehnilised vahendid, nagu, mis võib-olla avavad kellelegi mingeid võimalusi, aga siis nagu need võimalused avavad kellelegi mitme astme võrra nagu rohkem. Ja et on nagu põhimõttelised erinevused. On natuke nii, et kas sa kuuljana saad videokõnet teha või saa, on siuke nice to have asi, eks. Aga kui sa kurdina saad, see on nagu hoopis teine nagu hüpe. Et ma mäletan konkreetset olukorda. Et ma saan aru, et su vend räägib viipekeelt? Vend räägib viipekeelt, ja. Vend on Tartus koolis käinud? Jah, Tartu ja ka Porkunis ennem. Ja vend on jah Tartu või Tartumaa kurtide ühingu juhataja. Ma küsin siit edasi kohe, kas sul on vennaga teatrist ka juttu olnud ja kas sul on juttu olnud näiteks sellest, et kas tema kui viipekeele oskaja tahaks teatris käia nii, et talle on tõlgitud viipekeelde etendus või subtiitritega? Kusjuures just üleeile või eile mu vend helistas mulle, aga ta seekord helistas läbi tõlgi. Ja siis ta ütles, just nimelt tahtis teatrist rääkida. Ja siis ta ütles, et kuna tuleb kultuuripealinn Tartus, et siis neil on plaanis nagu teha lavastus kurtide elust ja et kas ma ei oskaks soovitada mõnda teatrit, kellega seda koostöös teha. Ja siis mina ütlesin, et vaadake, et mul on nüüd nagu selline toimepiirang siin, et ütleme, ma olen teatrinõunik, et ma ei tohi nagu viia kokku nagu inimestega, et mul on nagu huvide konflikt, eks. Aga sul on sõbrad? Aga selles mõttes, no jah, ma just nagu täitsa avalikult, et täiesti läbipaistev oleks. Aga ma olen jah, nagu mitmeid kordi teda kutsunud teatrisse ja ta on ka käinud. Ta on mulle nagu pärast andnud ka mingid tagasisidet selle osas, et kas subtiitrid läksid liiga kiiresti või nagu selles tehnilist tagasisidet selle osas. Väga lahe, tehniline tagasiside. Sa tahad, Mari, kommenteerida? Ja ma kohe lisan siia juurde, et kurtide jaoks on ju oluline see, et sama info, mis on eesti keeles, on saadaval ka viipekeeles. Et isegi kohanimed võib-olla, ma ei tea, mis tulevad juurde või mingid nimetused, et neid viipeid tuleb ka juurde. Ja uuenev keel. Täpselt. Ma küsin, Mari, sinu käest, et sa oled EPIKoja nõunik. Sinu laua peal on ilmselt rohkem teemasid kui ligipääsetavus. Valimised. Mis on ka ju ligipääsetavusega seotud. Sest valimiste info võiks täpselt samamoodi võrdselt jõuda kõigini. Selle nimel me teeme koostööd valimisteenistusega, kes siis harib neid valimisjaoskonna, valimiskomisjonide liikmeid, kuidas puudega inimest vastu võtta, kuidas tal see hääletamine võimalikult mugavaks teha, kuhu panna hääletuskast, et ta saaks sedeli sisse lasta, kuidas uksed jätta, kuidas juhtida näiteks nägemispuudega inimest, millised abivahendid on kuulmispuudega inimesele. Et selle me saime kõik videote peale otseallikast ja need ei ole pikad videod, et need on 4 minutit, et need on täiesti vaadatavad. Ja teine siis pool on, mis puudutab meie enda sihtrühmasid, ehk siis kuidas teha näiteks kerge intellektipuudega inimese jaoks valimise protseduur võimalikult arusaadavaks
ja ka teistele sihtrühmadele, sellepärast et mõnikord selles virvarris on ka endal keeruline orienteeruda. Ehk siis me anname nõu, kuidas teha nii, et need, kes hääletama tulevad, ükskõik kes nad siis on, saaksid selle hääletamise toimingu piisavalt hästi ja piisavalt mugavalt ja võimalikult mugavalt ja iga aasta, ma loodan, mitte iga aasta valimisi ei ole, aga iga teine aasta siis aina paremini läbi viia. Mul on üks repliik või näide just valimiste teemal, kuna mind kutsuti rääkima, mul oli suur au käia rääkimas ligipääsetavusest Riigikogu sotsiaal- ja kultuurikomisjoni ühisistungil. Ja siis ühe näitena, kui nad küsisidki täpselt, et aga mida me ise saame teha ligipääsetavamaks näiteks, ja siis ma ütlesingi, et oi, et aga te siin hakkate ju kõik tegema valimisvideosid, et pange sinna videolõikude alla subtiitrid ja et ma igaks juhuks ütlen vihjeks, et see ei aita mitte ainult vaegkuuljaid, aga see aitab ka minusuguseid, kes mõnel pikal igaval koosolekul võib-olla vaataks teie videot, aga ei saa häälega seda vaadata. Ja silmad läksid särama kohe, et ohoo, oi, selline variant tõesti, väga põnev. Aga ma küsin siit edasi, et kui sa ütled, et valimiste kohta on valminud sellised juhendvideod, mis sa arvad, kas midagi sellist annaks teha ka kultuuri osas? Ehk kui kultuuriüritusele tuleb vaegnägija, pime, kuulja, aga intellektipuudega, kurt, vaegkuulja, sest mitme kõneleja suust käis läbi see, et aga lihtne, et miks te ei koolita oma personali. Mina täna võin öelda, et see koolitamine ei olegi nii lihtne, sest mul tegelikult ei ole võtta toru või saata maili kellelegi, et palun Vanemuise publiku teenindajatele ligipääsetavuse koolitust. Ma ei tea, kas keegi teab vihjata, kust ma seda tellida saan? Epikoda pakub selliseid koolitusi, selles suhtes, et kas need on nagu salaja natukene? Ja need on praegu natuke salaja, et hetkel oli meil ligipääsetavuse alamleht uuendamisel, aga kutsun teid kohe varsti kõiki vaatama, et kindlasti veebruarist on see leht üleval. Nüüd on ta ka päises niimoodi, et meie lehele saabudes on ta siis üks esimesi ekraanilugejaga loetavaid peatükke ja alapeatükke ja see ei ole enam juurdepääsetavus, vaid nüüd on ligipääsetavus, et Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Amet on siis konkreetselt välja toonud ka nõuded, mida see ligipääsetavuse teatis sisaldama peab ja sinna ligipääsetavuse teatise juurde saab ka panna kogu ligipääsetavuse info. Ehk siis tegelikult kontrasti muutmine võib käia samast kohast, kus on kirjelduskaart, kuidas pääseb teatrisse. Kas siis lähimast ühistranspordipeatusest, parklast või milliste maamärkide abil pääseb nägemispuudega inimene sinna kohale. Aga Epikoe kodulehele siis tuleb üles ka põhimõtteliselt need teenused ja see sisu, mida me pakume. Me oleme teinud auditeid ka hoonetele, kaasates 4 peamist puudegruppi, aga meil on plaanis kaasata ka psüühilise erivajadusega inimeste sihtrühma esindajaid, siis, kes aitavad ka psüühilise erivajadusega inimese ligipääsetavuse üle vaadata ja selles osas nõu anda. Ja näiteks, kui teil on teatrihoone, kuhu tundub või olete juba näinud, et sinna ei saa lifti või sinna ei saa trepironijat või midagi sellist, siis tegelikult on veel hästi palju muid lahendusi, mida pakkuda. Et näiteks taktiilne garderoobinumber, hästi hea valgustus ka enne teatri etenduse algust, et inimesed leiaksid päriselt need numbrid või oma rea ülesse, et võõras kohas niimoodi päris tihti, minu enda kogemus on siis see, et olen sattunud siis teiste inimeste nagu selliseks huviorbiiti või kuidagi selliseks vaatealuseks, et ma ei leia seda numbrit. Et see on tõesti tooli peal, imepisike, taktiilne vaevalt, pime on ka, et tegelikult need väikesed pisikesed nüansid, et kas mind võtavad vastu need lahked inimesed, kas mul on kuskil istuda, kas ma saan oma jalanõud ära vahetada, kas see uks on piisavalt lai, et need samad nõuded ka, mis Lili enne välja tõi väga elavalt demonstreerides elust enesest näiteid, et me räägime tegelikult füüsilisest ligipääsetavust ja me räägime sisule ligipääsetavusest, infole ja sisule. Ja see, mis meid teatri puhul siis vastu võtab, on ju, et
siin Kristi oli jah. Kristi tõi väga hästi välja, et tema tahab osta piletit samast kohast, kus teised inimesed ja see on minu arust väga õige. Aga Kristi võib-olla tahab veel lisainfot selle kohta, et mis võimalused seal teatris on. Ja neid saab siis seal oma kodulehe ligipääsetavuse alamsektsioonis, et seda peab olema siis üks leht, eks ole, seal välja tuua, kirjeldada, rääkida, näiteks kui ei ole midagi, siis ka see välja tuua, et mida ei ole. Ja ma palusin ühel heal kolleegil käia ka Vanemuise kodulehel uurimas siis, et kuidas on nägemispuudega inimesel leida üles ligipääsetavuse info, sellepärast et mulle öeldi, et see on üsna lihtne, et see on seal piletid infol. Aga mina ei näinud piletiinfot ja siis lõpuks ma tegelikult leidsin selle ja siis minu hea kolleeg ütles, et esmalt, kui ta jõuab teatri kodulehele, peab ta valima, kas ta liitub uudiskirjaga või mitte. Aga ta peab kogu info läbi kuulama, sellepärast et sulgemisnupp on all. Ja siis enne, kui ta jõuab siis logoni, mille kirjeldust seal ei ole, siis ta peab veel, enne kui ta jõuab ligipääsetavuse infoni üldse, käib ta läbi logo kohta alternatiivset teksti kahjuks ei ole. Ta saab teave, et mitmes hooaeg teatris käib, 153 on ju, siis ta kuuleb ära, kuidas teatri, seal on majandusdokumendid on seal, siis on inimesed on seal, siis on hästi mitu, ühesõnaga tegelikult, et ligipääsetavust tõsta, siis te peate tegema niimoodi, et te toote juurdepääsetavuse päisesse, ehk siis tegelikult sinna, kus nagu lehekülg avaneb, et see inimene, kes kasutab mingit abivahendit, jõuaks kohe sinna leheni, et ta ei peaks käima, et näiteks kui ma kasutan nüüd abivahendit, on ju, ma pean tegema topelttööd, et leida see hea etendus ülesse. Ja jällegi see on väga-väga hea tagasiside, mille peale nägijad või ka need inimesed, kes kodulehele infot panevad, tegelikult ei tule üldse. Et sa soovid justkui, et võimalikult palju inimesi su uudiskirjaga liituks, sa paned selle hüpikaknaga sinna. Ma tean, minu meelest Jakob ühel üritusel rääkis ka seda, et ta läks ka teatri kodulehele ja seal oli suvelavastuse foto ka ees, millel oli siis pikk lavastuse pealkiri ka. Ja seda oli terve nagu esileht täis ja ta ei leidnudki seda nuppu, kus seda kinni panna, et sinna sisuni saada. Et selliseid, ma saan aru, et seda ei saa eeldada, et keegi juhuslikult vaataks ja annaks tagasisidet, et me peame ise olema huvitatud sellest, aga see on see, millele ma viitasin, et on palju asju, mida me tegelikult ilma suurte investeeringuteta saame ära teha. Lihtsalt seda loogikat parandades. Kohe annan Laurile ka sõna, Mari tahab veel. Ja täiendan veel korra, et see on nüüd see, no nii. Laur, sa tahtsid kommenteerida seda teema? Ma tahtsin selle poliitika, sa enne mainisid, käisid Riigikogus ja nii, tahtsin selle kohta, võib-olla ametnikuna natuke riskantse kommentaari anda, et Juta Saarevetiga kunagi vahetasime selliseid sõnumeid. Mikker. Juta Saarevetiga kunagi paar aastat tagasi vahetasime selliseid sõnumeid, kus oli, minust oli, kas oli arutelu all mingi kampaania või midagi sellist, siis ma soovitasin, et kui nagu, et tehke kampaania, võtke kampaania isikuteks Edgar Savisaar ja Mart Laar. Et need inimesed koos võiksid nagu tuua nii-öelda fookusesse, ühesõnaga nagu inimesi. Aga see on ju ainult füüsiline ligipääsetavus. Ja absoluutselt ei ütle, et see on, kõik on kogu spekter, eks ju. Aga et inimene, kes on tuntud inimene ja edasi, kes antud olukorras, eks ju, liikumisega on, eks ju, on konkreetsed küsimused, saaks tuua fookusesse võib-olla isegi kerge irooniaga, võib-olla isegi eneseirooniaga. Aga jah. Aga ma küsin Laurilt edasi korraks, annan sulle Mari ka, nii palju teemasid ja nii palju on rääkida, et 2023 aasta teatrite toetustaotluse juurde käis, ütleme siis vabas vormis teatrite hinnang ja nägemus sellele, et milline nende panus võiks 2023 olla ligipääsetavusele. Oled sa jõudnud sellest kokkuvõtte teha, et mis see pilt Eesti teatrites siis paistab? Kokkuvõtet ei ole jõudnud teha, et lõpuks kõigi teatrite taotlused olid mitukümmend lehekülge ja neid oli kokku umbes
30, et aga mis sul plaan on nendega, kas sa teed kokkuvõtte? Plaan on jah võtta see eraldi ette, et seal on muidugi väga seinast seina, sest alates väikestest erateatritest, eks ju, kellel mõnel on konkreetne hoone, mõnel ei ole, eks ju, mõni liigub palju ringi, mõni on ühe koha peal, kuni siis riigi sihtasutusteni välja. Et see on nagu väga seinast seina. Selle osas oli selline nagu põhimõtteline kokkulepe, et seda ei hinnata. Et see on nii-öelda nagu vormilise kontrolli osa, ehk siis, et kui te seda ei esita, siis on halvasti, siis ei saa toetust. Aga et me ei hinda seda nii-öelda esimese sammuna, et palun mõelge ja põhimõtteliselt on võimalik ka vastata, et ma ei tea, tulenevalt võimalustest ja nii edasi, et ma võib-olla peaaegu ei teegi midagi. Aga seal oli jah nagu seinast seina. Ma niimoodi eraldi nagu ühtegi teatrit hetkel välja ei tooks. Aga näete, ma võib-olla seda kommenteeriks, et põhimõtteliselt see loogika minu meelest on, et riigi sihtasutused, mis on mõnes mõttes ikkagi nagu sellises mõnes mõttes nagu infrastruktuuri funktsioonis kogu teatrimaastikul, ehk siis nad kehtestavad nagu selle suure infrastruktuuri, et nende puhul oleks ligipääsetavus ikkagi küllalt olulises funktsioonis ka nagu riigi vaatest kui asutaja vaatest, et see on küsimus ka nagu nii-öelda riigi vaatest nendele sihtasutustele. Ma arvan, et siit on oluline kaasa võtta ikkagi see info, et me jõudsime üheskoos ministeeriumiga sinna, et me hakkasime seda infot üldsegi küsima. Ehk tegelikult kõik teatrid, kes taotlesid 2023 aasta tegevustoetust, pidid vähemalt mõtlema korra sellele teemale, mis see ligipääsetavus on ja kuidas meie sellesse panustame. Ja see on juba väga konkreetne samm. Mari, kas sina tead, kuidas Eesti teatrite üldpilt on ligipääsetavuse osas? Kas keegi teab, kas Epikoda on kogunud andmeid selle kohta? Meil on neljakesi väga keeruline neid andmeid koguda, aga... On teil häid koostööpartnereid äkki? Näiteks Eesti Teatriagentuur on selle tööga päris hästi algust teinud. Karin on seoses uue teatriagentuuri kodulehega ligipääsetavust kaardistanud teatrites. Teen teid tuttavaks oma vahel, äkki siit saab väikest koostööd teha ka? No võt. Ja, et ma tahtsingi öelda, et Pimedate Liit, ka muud üle-eestilised puudespetsiifilised organisatsioonid pakuvad tegelikult neid teenuseid. Mõnel võib-olla need ei ole kodulehel kirjas, näiteks testimine, eks ole. Seesama, et kas mul uudiskiri, millal see avaneb, kellele see avaneb, mis olukorras. Et neid asju saab kõike nii-öelda läbirääkimiste teel ja tellida. Kui sa küsid, et kas meil on mingit head infot ja ülevaadet, siis ma sattusin lugema ühte bakalaureuse tööd, jään vastus, inimese nime on võlgu, aga ta tõi seal välja, et oodatakse, et teatrid ootavad puuetega inimeste organisatsioonide ühendust võtmist. Ehk siis, et meie peaksime neile rohkem tähelepanu pöörama, et nendega ise ühendust võtma. Ja ligipääsetavuse olukorra kohta oli ka toodud, aga need samad asjad, mis Kristi siin välja tõi, et eraldi on vaja ühendust võtta, spetsiaalne broneering, kõik on selline eri, aga tegelikult inimene tahab olla spontaanne, inimene tahab olla täiesti kõikidega teistega võrdne, ühiskonna osa. Selles me räägime ikkagi võimaluste loomisest, et suures plaanis nagu asi võiks ju sinna liikuda, et pileti saab osta, kõik saavad osta ühest kohast ja seal on näiteks info ka selle kohta, et kuhu siis oma lapsega istuda või kuhu ma selle eaka prouaga saan istuda, et ma ei tea, et ta näeks lugeda neid subtiitrid, mida teater pakub, ja seda saabki teha koostöös kasutaja testimise abil, koostöös nende sihtrühmadega, kellele neid lahendusi luuakse. Laur, sa hakkasid midagi kommenteerima vahepeal? Ei? Selles mõttes sellega ma olen väga nõus, et ega seda, mida on vaja, oskavadki öelda need inimesed, kellel seda vaja on. Et mida mul konkreetselt vaja on, ma oskan nagu anda mingit konkreetset infot, mille peale nagu sa ütlesid, eks, et see inimene, kes seda peaks nagu kõrvalt analüüsima, ta võib kogemuse pealt ja nii edasi ka üht-teist teada ja nii, aga on nagu konkreetseid
väga konkreetseid nüansse, mille peale nagu ei saagi keegi teine tulla, see otsustamisõigus ja info andmise info andmine tulebki sellisel juhul anda nende inimeste kätte, kes seda nagu vajavad. Näiteks üks idee siit just Lauri kirjeldusest ja su venna olukorra kirjeldusest, et kui ma nüüd ei eksi, ma võin eksida, siis ma vabandan, kas keegi veel, aga minu teada praegu Eesti teatritest ainult Draamateater on see, kes annab vaheaja lõppedes valguse märki. Soome keeles valomärki, mida tavaliselt pubides antakse, kui on viimase ringi kord, saad viimase joogi tellida. Et aga tegelikult see on jällegi ju asi, mis ei nõua mingit kulutust ja kõik teatrid võiksid seda teha. Kõik lasevad helisignaali, aga vaegkuuljad, kurdid ei pruugi kuulda seda. Näiteks üks nipp korjata siit tänasest päevast. Absoluutselt. Ja kui teil on nagu soov veelgi täpsemaid nippe saada, siis tegelikult me vastame kirjadele ka 5 tööpäeva jooksul. No vot, nüüd minu idee on see, et me võiksime kuidagi seda vältida, et kõik hakkavad sulle ükshaaval kirjutama. Tegelikult ma ootan neid kirju. Äkki me saame kuidagi selle info niimoodi koondada, et ta on Epikoja kodulehel lihtsalt leitav. Jaa, et neid nüansse... Või sulle meeldib väga palju kirju võib-olla saata? Ma ei tahaks seda sult ära võtta. Võib-olla see on sinu erivajadus, et seda... Pigem on niimoodi, et see meie ligipääsetavuse leht kajastab ligipääsetavuse vajadusi ja olemust, isegi ajalugu ja konkreetseid näiteid toome seal ka. Aga kui midagi rubriik nipid. Ja meil on KKK isegi, et selles suhtes täiesti äge leht. Ma võib-olla seda küsiks, et võib-olla te saate korra kommenteerida, et kindlasti puuetega inimeste kojal on ka nagu head kontaktid rahvusvaheliselt, eks nagu teistes riikides, et kuidas näiteks konkreetselt teatrite puhul on mingid asjad lahendatud, et see saab olla ju põhimõtteliselt ka mingi viis, kus on midagi üle võtta, eks ju, mingid konkreetsed asju. Siiani ma olen küsinud sisendit nende põhimõtteliselt arhitektuuriliste projektide osas, et kuidas seal tehakse, millal laua taha kutsutakse, millist nõu antakse ja nii edasi. Aga teatrite osas ma ei ole seda teinud, aga mul on see võimalus. Nii et see on see, mida mina siit täna kasutan. Lihtsalt niimoodi ka võib-olla pisut provokatiivselt, et vaadates ajalehti, et praegu käib suur arutelu Rahvusooper Estonia ümber, eks ju, et see on ikkagi päris aastate taga ilmselt ka praegune seisuga, et võib-olla seal oleks praegu hea laua taha minna, et see siis tõesti... Pane see mikker kohe nagu kleebi omal sinna koos peaga nagu proovi liigutada. Rahvusooperis Estonia, ma ei tea, millal see nüüd peaks siis valmis saama mingil hetkel. Kuna see on avalik-õiguslik etendusasutus, siis see ei puutu minu valdkonda. Et siis, aga ma nagu soovitaks, et võib-olla praegu oleks paras aeg nendega rääkida sellest. Ja siis tuleb Pärdi keskus. Aha. Ja teie vahepeal võtke lonks vett ja nii, Sülvi, sinu kätte mikrofon. Aitäh. Tahtsin Pane veel lähemale, Sülvi, palun. Tahtsin kommentaariks öelda, et tegelikult iga asutus peaks tööle võtma ligipääsetavuse vastutava või spetsialisti, kes tegelekski ainult ligipääsetavusega. Ja sinna alla kuuluks kõik see, millest me oleme täna siin kuulnud ja rääkinud. Ja see inimene otsib seda informatsiooni ja see inimene käib ja sõlmib lepinguid, teeb igasuguseid ettepanekuid ja loomulikult see on üks töökoht juurde, aga on teada, et alati selle inimese käest saad seda kõige täpsemat informatsiooni. Ma küsin korra Sülvi täpsustuseks, et iga organisatsiooni all sa pidasid silmas mida? Iga teatri juurde? Jaa, eriti veel iga suure teatri juurde. Ja neid on Eestis, ma arvan, et 10. Aga miks ka mitte väiksed teatrid? See on suur väljakutse. Meil on praegu olukord kas 3,5 flööti või 4 flööti. Aga ma mõistan teemat, Mari tahab kommenteerida. Ma kohe annan mikrofoni tagasi. See veidi haakub sellega, et auditeid võib teha igasuguseid. Aga kui nendest paberitest kaugemale ei jõua, et kes need ülesanded oskab siis nagu
ära lahendada ja see Sülvi ettepanek isegi 2 teatri peale 1 võiks olla, aga keegi peab olema spetsialist, kes oskab neid probleeme siis ära lahendada. Mari, mikrofon sulle tagasi. Ja, et kõigepealt, kui me räägime siin teatrite ligipääsetavuse spetsialistist, siis võib-olla alustuseks oleks vaja 1 inimest Eestis selles mõttes, et kes siis... Ma olen Mari sinuga nõus. Et alustaks sellest, et meil on Eestis üks väga hea spetsialist, kes kultuurile ligipääsetavust teaks läbi ja läbi. Ma võib-olla kommenteeriks seda, et kuidas jõuda siis audititest nagu reaalsuseni. Et mulle teadaolevalt, mul ei tule ka nimi meelde, mõni aasta või paar tagasi lahkus ametist, aga väga pikalt Tallinna linna siis linnasekretär on peamine isik, mille tõttu on Tallinnas kurtide kool, sellepärast et tal on 2 kurti last ja tal on Toomas Sepp, kellel on nagu väga isiklik puutumus, motivatsioon, samas seda on raske öelda, et see ainult isiklik on, eks ju. Ja mina olen aru saanud nii, oleme aru saanud teha nii, et temal oli väga suur roll selles, et see juba 90-ndatel nii, eks ju, üldse tekkis, sest alguses seal oli Porkuni, sellega oli suht traumaatiline lugu kogu selle Porkuniga tean omast käest. Aga Mari, mida sina näed oma ametikohalt, et mis me peaksime selleks tegema, et see ei puudutaks vaid neid inimesi, kellel on isiklik kokkupuude, et oleks ühiskondlik laiem kandepind ja empaatiavõime selles mõttes suureneks igal pool? Ma arvan, et siin on riigiasutustel väga suur roll näidata eeskuju. Et muuta esiteks kõik need rakkerühma dokumendis välja toodud sündmused ligipääsetavaks. Aastapäevad, tähtpäevad, presidendi kõne, tegelikult valimised ka, see, kuidas me valijatega suhtleme, kas meie erakonda saab kandideerida puudega inimene. Ma arvan, et need on tegelikult üsna lihtsad asjad, et kuskilt peab alustama, et keegi peab võtma selle rolli. Ma ei ütle, et... Kes see keegi on? Aga kuskil ta ju on. Tegelikult, aga tegelikult nüüd, kui ma mõtlen järele, siis mulle tundub, et see ei olegi üks inimene, et tegelikult see on koostöö. No, et meie aitame teemat pildil hoida, meie aitame teadlikkust tõsta. Kohalike omavalitsuste suunal on ka plaanis neid samu ligipääsetavuse videosid. Need saavad ka avalikuks, isegi täiesti tasuta kättesaadavaks. Nad võivad erineda asukonnid, selles mõttes organisatsioonide kaudu või kaupa, et kui on kohaliku omavalitsuse kultuuriasutus või on rahvusteater, et siis nende, ütleme võib-olla kas siis eesmärgid või repertuaar või kõik see on erinev, aga neid nippe, neid nagu sa välja tood, et me hea meelega jagame neid, me toome neid selles mõttes välja, et nad oleksid nagu avalikult kättesaadavad. Et see ei ole nagu, ta ei pea olema salastatud info. Ma arvan, et võib-olla seda ei ole osatud niimoodi kokku võtta, sellepärast, et infot on ju meeletult. Meil on, põhimõtteliselt me räägime 4 peamisest puudeliigist. Ja erinevate lahenduste vahel on veel erinevaid variante ka, eks ju, mida eelistavad osad, mida teised, et seda tõesti neid killukesi, millest kokku panna tervik on päris palju. Ja näiteks see tänane üritus siin, et siin on ju tegelikult ligipääsetavus tagatud, et ma ju näen seda infot erineval viisil. Meil on ülekanne, meil isegi need, kes siia päriselt ei saanud tulla, saavad seda jälgida. Meil on ekraanid, meil on kirjeldustõlge olnud. Meil on väga erinevatel teemadel räägitud ja siin on näha, et siin on kaasatud inimesi. Ja ma arvan, et neid üritusi tuleb ja neid peabki tegema. Ja kui te küsite, mis on ligipääsetav sündmus, siis ma arvan, et siin võib öelda, et see on ligipääsetav sündmus. Päris okei juba. Ja. Teatriagentuur, tublid. Hästi tehtud. Ma küsin, Laur, sinu käest edasi. Ma saan aru, et sa saad rääkida ainult teatrite perspektiivis. Aga mis Kultuuriministeeriumi plaan on ligipääsetavusega, ma ei tea, 3-5 aasta perspektiivis? Mis mõtted teil arutelud on olnud oma vahel? On olnud arutelud, et
kui ma nüüd ütlen ausalt, see on olnud arutelud vähemalt, kus mina olen osalenud, on nagu see seisukoht, et midagi peaks tegema, ütleme. See on hea algus, see on hea algus. Midagi peaks tegema, selle osas on konsensus, et midagi peaks tegema. Noh, nüüd on siis need järgmised sammud, et minu teada on olemas üks inimene ka, kes nii-öelda läbivalt vastutab selle eest. Noh, ministeeriumis. Kas see on saladus veel, kes see inimene on? Norman Põder on selle inimese nimi. Mis ametil? Vabandust, üldse võõras nimi mulle? Spordiosakond. Spordiosakonna liikumise. Tore, väga äge. Et selles samas, kui ma ütlen nagu täitsa ausalt enda seisukohast, siis isiklikult pean ütlema, et sellega tegeleda isiklikult ma ei ole jõudnud. Ma olen teadlik, et on olemas rakkerühma, eks ju, see raport, olen seda lugenud. Siis, kui oli seaduse siis etendusasutuste seaduses, kuna seal tuli muudatus, et vähemalt infot selle kohta, kas siis etendussündmus on ligipääsetav või ei ole, isegi minimaaltase, eks ju, et öelge, et kas saab ligi või öelge kas või, et ei saa ligi, eks ju, et ma tean arvestada. Et selle osas, kuna minu vastutada oli see seaduse muudatuse Riigikogu protsess või õigemini selle lõpufaas, et siis selle osas mina suhtlesin Tehnilise Järelevalve Ametiga ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, kuna see oli vaja määratleda, eks, et kes sellest siis nagu järelevalve eest vastutab. Ütleme, seal jäi nagu selline sõnastus lõpuks, et see ikkagi eeskätt on nagu, et teatrid võtavad ise selle nii-öelda enda kohustuseks, seadusega see kohustus see info anda on, aga selle järelevalve osas, ütleme, Tehnilise Järelevalve Amet, see seisukoht oli ka üldjoontes see, et kuidas me seda järelevalvet siis nagu täpselt teeme, eks, et kas me hakkame käima nagu mööda lehekülgi ja jälgima, ma ei tea, pressiteateid, kuidas see täpselt info on kättesaadav, mis mahus ja nii edasi. Et see, ma ütleks kommentaarina, jäi nagu natuke, ühesõnaga, seadusesse kirjas on. Ütleme nii, et mina ikkagi usun väga sellesse, et head lapsed ikkagi kasvavad vitsata selles osas, et võib-olla see... Vormiliselt tuleb see fikseerida, eks, et kes on... Et me võiksime selle nagu, minu ettepanek on nagu teistpidi teha, et sa ise tahad, et need asjad oleksid korras ja läbimõeldud, selmet karta, et äkki tuleb muidu Tehnilise Järelevalve Amet ja kuidagi karistab. Aga ma võib-olla selles mõttes küll ütleks, et kuna asutaja ootuste teema siis puudutab siis riigi osalusega sihtasutusi? Asutatud või kaasasutatud sihtasutusi, ehk siis seda nii-öelda suuri teatreid, et selle osas see asutaja ootuste arutelu on alanud ja on ees, et ütleme muuseumite puhul on juba rohkem alanud, et seal selles mõttes see ette võtta on väga mõistlik. Ja mina selles mõttes tahaksin küll võtta selle nagu ette, ma võtan selle osa küll nagu enda peale siis nagu teatrite valdkonnas. Konkreetselt ütleks niimoodi, et sel nädalal ja järgmisel ilmselt ei jõua, et siin on teatrid ootavad rahastusotsuseid ja tööd ei ole mitte vähe, aga eks see ole kõigil nii. Mari? Ma lisan siia, et ei tasu Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Ametit, ma tean, seal on see sõna järelevalve. Ei tasu neid karta, et neil on väga palju head infot, adekvaatset infot, tarbijad puudutavat infot. Nendega saab ühendust võtta, nende käest saab küsimusi küsida ja nad päriselt tulevad ja nõustavad. Et kui näiteks ei ole auditi jaoks ressursse, siis Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Amet võib ka nõu anda. Et me räägime siin füüsilisest ligipääsetavusest ja neil on nii pädevad inimesed, kes annavad nõu ka universaalse disaini osas, hea tava osas ja palju muud. Ei, selles need olid väga professionaalsed ja sümpaatsed inimesed. Nende puhul, kui ma sain nende nagu nii-öelda küsimustest õieti aru, siis nende puhul on samamoodi, et kuna nemad vaatavad nagu et kas on see teenuse nii-öelda vaade, mis vaatest me nagu vaatame ja neil oli
ka, et see jääb nagu mitme asja vahele, eks ju, see küsimus ja aga selles mõttes jah, seadusesse see nii-öelda teavitamise osa jäi, aga see oli põhimõtteliselt nagu nii-öelda see minimaalprogramm esialgu. Ma olen väga nõus teiega, et on mingid teatavad ametid, millele me kleebime külge ka eelarvamuse, et ta on võib-olla pikki aastaid käitunud ühtemoodi, et ju siis nii ongi. Sarnaselt nagu me erivajadusega inimestele kleebime tihtipeale liitpuude külge, kus seda ka ei ole, et nii nagu Kai rääkis, et ma kuulen küll, et ma lihtsalt ei näe, et kohvikus võib mu enda käest ka küsida, et mul ei ole ka nagu vaimupuuet, et ma suudan valida 2 koogi vahel või öelda, kas ma tahan kohvile koort peale või mitte. Et eks sarnaselt me eelarvamusi kanname erinevates valdkondades kaasa. Aga Mari, mis sinu laual olevatest ligipääsetavuse lahendustest praegu järgmised 3 sammu on? Et ma saan aru, et kohe on tulemas kodulehekülg, kus on rohkem infot. Mis su sammudest seal veel on järjekorras? Julgelt, omade vahel. Et põhimõtteliselt on plaanis või on mõte seada suunad sellel aastal. Ma tean, et see on aasta juba alanud, aga mida me tahame ligipääsetavuse osas saavutada. Et mul on tegelikult meeskonnaga need eesmärgid veel seadmata. Et tööd on nagu meeletult ja kõik, mis sisse tuleb, me oleme ära teinud, kaasa arvatud kutsed erinevatele üritustele ja raamatu kirjutamised, tegelikult peatükk raamatusse ja sinna raamatusse ja sinna ja siis videod. Ühesõnaga, et see mõte on nagu laiemad plaani siis. Ligipääsetavuse osas? Ma arvan, et on mõte aidata järele neid, kes on natuke maha jäänud. Ja Laur? Ja, ma võib-olla puudutaks veel sellist teemat, millele ega mul vastust ei olegi, aga nagu raha, et eks seal tekib nagu mingil hetkel ka see küsimus, et kuna olemuslikult on tegu ju ka väga poliitilise küsimusega, eks ju, selles mõttes poliitilise, selles mõttes kuskilt mitte maalt nagu igapäevapoliitilise, et kes kellele, kuidas, mida ütles ja nii, vaid nii-öelda maailmavaatelise ja nagu õiguste ja kõige sellega seotud küsimustega, eks ju. Et siis, eks mingil hetkel tekib ka see küsimus, et kui tekivad mingid funktsioonid juurde või mingisugused, lõpuks mingis olukorras on vaja isegi midagi ehitada ja mingid tehnilised lahendused ja nii edasi, eks ju. Ja siis tekib küsimus, et okei, kas seda tehakse nüüd selle sama summa sees, eks ju, või seda tehakse nagu mingi lisasumma eest, eks ju. Et eks ma arvan, et ega neid küsimusi ka ütleme, et ma arvaks, et neid ei pea kartma, et võib mingis olukorras olla lahendus, et see on lisasumma ees ja mingis olukorras olla ka lahendus, et siis see on sama summa sees ja tehakse lihtsalt võib-olla mingit muud asja vähem, aga seda tehakse. Ma olen nõus, et raha ühel hetkel sinna valemisse kindlasti tekib. Ma natukene ise olen püüdnud seda liini ka ajada, et rahast olulisem on tahe ja arusaam, sest kui on palju raha, siis võib juhtuda ka see, et seda raha ei kasutata otstarbekalt või meil on siin näiteid, et kirjeldustõlget võetakse lugema lihtsalt väga hea diktsiooniga, selge sõnaga näitleja, kes tegelikult ei tea, mida kirjeldustõlge tähendab. Et võib-olla nii see päris ei peaks olema. Saalis, kas on veel küsimusi, sest meie aeg hakkab otsa saama? Kas ma tohin öelda veel ligipääsetavuse plaani kohta? Ma tunnen, et ma jäin kuidagi võlgu. Üks plaan on see, et viipekeele tõlkide koolitamine peaks jätkuma, et sellega oleme võtnud ühendust ja avanud diskussiooni, aga see on väga problemaatiline ja kuna viipekeel on ka üks ligipääsetavuse meede, siis tulevikus on terendamas olukord, kus ei ole viipekeele tõlke enam. Ja teine on siis see, et meil oleks võimekus anda projektidele hinnangud eelprojekti staadiumis, ehk siis tegelikult nagu te ütlesite, ehitusprojektidele näiteks avalikku ruumi puudutavaid projekte mõtlen. Et meil oleksid need koostööpartnerid, meil on see endal see võimekus, meil on kodades see võimekus, et nii kui raha tuleb, nii me oleme valmis. Sülvi, viimane küsimus. Mul oleks kommentaar. Võib-olla siit äkki võiks midagi kooruda. Ma tõesti ei tea, kui suured on need summad, mida üldse aastas teatritele toetusena antakse,
aga kas sellest määrast ei võiks olla kas või 0,5% puhtalt ainult ligipääsetavusele? See on loomulikult poliitiline otsus, ma tean, aga siin oleks mõttekoht, siis oleks see väike rahasumma juba olemas. Laur, kas sa tahad kommenteerida seda? Võtta, okei, 0,5%. Mari, anna oma mikrofon Mari siis laenab talle, sulle mikrit. sest ma ei anna enda oma ära, sest ma pean päeva kokku Kade. võtma. Ei ole aus, olen lihtsalt. Suurusjärgus, ma lihtsalt ütlen, et kuna see on minu vastutusala, et siis suurusjärgus teatrite aastane tegevustoetused on umbes suurusjärgus 45 miljonit eurot aastas. See on siis nagu 10 miljonit Estonia ja riigi sihtasutused. No see on nüüd koos siis nagu kontsertasutustega, kus on Eesti Kontsert ja ERSO ja need on seaduse järgi ka seal all. Igatahes, aga siis samas koos erateatrite ja kõigega, eks ju. Umbes 45 miljonit ja kui sellest siis oleks 0,5%, siis oleks 225 000 eurot aastas. Et lihtsalt see summa on umbes see, sellest ilmselt ma ei oska hinnata, et kuidas täpselt ja mis ja nii edasi, aga nagu päris kübe ei ole. Ja laias laastus võime võtta, et ühe ligipääsetava etenduse kulu on suures raamis 2000 eurot. Nii et ligipääsetavaid etendusi iseenesest saaks sellest palju, aga me peame arvestama, et see võrgustik on palju laiem, et peab olema 112,5. No vot, et peab olema tõlke, kui tõlke on juba koolitatud, neil peab olema võimalus praktikat saada ja kõik nii edasi. Kas me lõpetame, Piret? Ma arvan küll, et tõmbame otsad kokku. Ma igaks juhuks küsin, kas teil jäi midagi väga olulist hingele praegu? Ja, ei, saite öelda, mis oli vaja öelda. Ja. Aitäh teile! Ja, kas ma tulen mikrofoniga sinu juurde? Viimane küsimus veel. Ja, see on nüüd päris viimane. Ja, see viimane küsimus on siis otse Kristiinale tegelikult, et nii nagu ta ise oma eelmises kõnes, mitte nüüd siit moderaatorina, vaid ütles, et kui ta lahkus Ugalast, siis see teema, mis tema nagu südamel oli ja mis ta tegi nagu siin koostööd, et siis see on kuidagi jäänud nagu laokile. Ja siis teine, et kui see teatriagentuur selle sama päeva siin korraldas, kas oleks võinud või kas kutsuti ka muid teatri esindajaid, eks ju, Kristiina on siin praegu olemas, aga kas saalis on ka teiste teatrite esindajaid? Vene teater, Draamateater, üleval Paide teater, on erinevaid teatreid. Saal. Super. Kanutikildi saal, Linnateater. Midagi, et kuskile see edasi läheb. Ja, kindlasti läheb ja palju on ka online vaatajaid. See on internetis ja materjalid salvestatakse ja pärast saame salvestuse ja tõmbame üles ka interneti, et järel vaadata. Kas ma võin oma lõppsõna öelda? Muidugi, aga ma tulen sulle turvaliselt kõrvale siia. Aitäh, meid kindlasti vaatab Jaanika, ma tahaks Jaanikale soovida rahulikku paranemist ja me kindlasti Jaanika räägime sinuga ka sellest kõigest, mis sa teinud oled, sest see on üliäge. Ja üks teadaanne minu poolt veel lõppu, et siin käis jutus läbi nimi Juta Saarevet. Kui siin saalis on veel inimesi, kellele Juta Saarevet oli oluline, siis 14. veebruaril, mis on sõbrapäev, kell 5 Vanas Nooteatri kohvikus Sakala 3 on väike Juta mälestusõhtu, kus kurba ei lubata, lubatakse rääkida lõbusaid lugusid ainult Juta enda palvel. Aitäh! Aitäh! Aitäh teile siin, Laur ja Maria. Tõuseme, kummardame, plaksutame. Samal ajal liigub minu juurde siia Karin Allik, kes on selle päeva võtmeisik. Ja mul on tõesti ütlemata hea meel, et me suudame sellistest tõsistest, probleemsetest asjadest kõneleda ka ikkagi huumori võtmes. See näitab, et me oleme ikkagi täie mõistuse juures ja natukene segased ka. Ja kui minu hää sõber Kai siin kõrvalt ütles, et tead, Piret, et kui see Kai Puhtapime Kunder, nimelt tema ütleb, et sosistab, et tead, kui sul nägemine hakkabki ära kaduma, see ei tähenda veel, et lõpp on lähedal. Tõepoolest, et kõik on oodatud. Meid on siia päikese alla, me kõik mahume, me kõik oleme inimesed. Saagu normiks see, et me pöörame tähelepanu erivajadusega inimestele ja inimeste erivajadustele. Ja kaasame ja töötame välja neid lahendusi ja maailma muutmine algab iseendast, eks ole. Ja ma ei tea, kus see üks inimene on või kus see töörühm on, aga ma tean, et need, kes siin saalis on ja ka seal teisel pool ekraani, meie oleme koostööks valmis. Aus,
sõna selle peale. Ja ole hea, Karin, sinu lõppsõna nüüd. Ja aitäh, Piret. Ma kõigepealt tänan kõiki, kes olid täna kohal ja kes vaatasid meid veebist. See on väga suur ülesanne olnud teatriagentuurile seda üritust korraldada viimased paar kuud ja ma arvan, et ka väga arendav ülesanne, sellepärast et ma ise ka veel muidugi täna tundsin, kui pealiskaudsed minu teadmised selles valdkonnas on, aga need arenevad aina ja aina edasi. Ja mitu mõtet on, mida ma tahan siit täna kaasa võtta. Kõigepealt see seostus väga hästi, mulle tundub selle üritusega, mida Kristiina ütles enda ettekandes, et poolikud lahendused on paremad kui mitte midagi. Et täna mulle tundub, et me ei teinud täiesti ideaalset üritust, sellepärast et arenguruum on veel suur, aga me tegime midagi ära. Ja mul on selle üle ja mul on selle üle väga hea meel, et me jõudsime selleni ja teiseks just seesama mõte, mida Piret ka kordas, et kui me ütleme, et kõik on teretulnud ja kõik on oodatud, kas me päriselt oleme läbi mõelnud, siis need kõik. Sest et ma arvan, et mina varem ei ole jõudnud mõelda kõiki läbi. Ja nüüd ma olen sellest teadlikuks saanud, nii et ma olen ise tohutult tänulik selle eest. Ja kiire vahemärkusena veel lisan selle, et korraks oli juttu Eesti Teatriagentuuri kodulehest, kuhu hakkame ka või tegelikult juba oleme koondanud ligipääsetavusega seotud infot ja ma isiklikult olen väga tänulik, kui te annate mulle tagasisidet, kuidas see info saaks olla paremini esitatud ja kasulikum kõikidele inimestele, kellele seda infot vaja on. Teater.ee ehk et kui te satute meie kodulehele teater.ee ja vaatate mängukava, siis peaks olema seal igatahes näha infot, kuhu pääseb ratastooliga, kus on silmusvõimendid ja ka igasugust lisainfot, mis teatrid ligipääsetavuse kohta jagavad. Igatahes olete teretulnud meile kirjutama, kui leiate, et midagi võiks seal olla paremini. Ja täiesti lõpetuseks ma tahan tänada kõiki meie koostööpartnereid ja toetajaid ja kuna neid on päris mitu, siis ma loen need ette. Esiteks Eesti Kultuurkapital. Võime plaksutada nii nagu kurdid plaksutavad. Võime plaksutada samal ajal, jah, niimoodi vaikuses. Siis ta saab lugeda. Eesti Teatriuurijate ja Kriitikute Ühendus, television.ee, Delfi uudisteportaal, Telliskivi loomelinnak, Kärbese baar, helitehnik Hannes Ivask, Eesti Vaegkuuljate Liit, Art konverentsitehnika, viipekeeletõlkide OÜ, sünkroontõlk Roosi Aarmaa, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Linnateater ja suur eriline tänu Piret Aus ja Kristiina Alliksaar. Aitäh! Aitäh teile ja see signaal oli nii, et 4 minutit lõpuni. See oli mu väike vimka, see ei olnud tuleohutuse mingi signaal. Ja veel teatris ma oleks pidanud oma tekstiraamatule, kui ta kukkus maha, ma oleks pidanud peale istuma, eks ole, aga minu ajutine erivajadus ei luba, sest siis ma ei tõuse siit maast. Et andke andeks see väikene viperus, aga nüüd on see etendus lõppemas ja... Meil kahjuks seda eesriiet ei ole, mis ette sõidaks, aga võime piduliku lõpetuse puhul ikkagi teha ühe suure aplausi ja mina panen asjad käest ära ja plaksutan ise ka. Ja turvalist koduteed kõigile ja jääme uute ja ligipääsetavate kohtumisteni. Aitäh, nägemiseni!